Tere tulemast kuulama Hingetee podcasti 17. osa. Mina taas kord Gerd-Kristjan ja minu kõrval on siin imearmas Evelin. Tänases saates on meil külas üks naine, kes julges teha otsuse, millest võib-olla väga paljud unistavad. Ta on naine, kes on töötanud 16 aastat ühes sektoris, turvalises ja stabiilses töökohas, aga üks hetk ta tundis, et on vaja muutust ja ta alustas täiesti otsast peale. Tänaseks on ta ettevõtja, ta tegeleb maalimisega, aitab nii ettevõtetel kui inimesi, kes kutsuvad teda enda juurde, õpetab neid maalima, õpetab neid, kuidas julgust siis, kuidas eksida. Ja ta on kindlasti väga selline huvitav isiksus ja kindlasti me saame täna ka rääkida temaga natuke talisupplusest, mida ta harrastab, et ma võib-olla rohkem pikemalt isegi ei lobiseks ja annaks sõna. Tere tulemast, Jaanika! Tervist! Tere tulemast, Jaanika! Jaanika, sa töötasid 16 aastat kindlas sektoris ja see oli üsna turvaline sinu jaoks ja stabiilne töökoht. Et kus üldse see otsus tuli, et sa soovid muuta enda elu? See otsus sündis sellest, et ma tundsin, et mul on midagi enamat endast anda maailmale. Et isegi kui on selline turvaline 8–5 töökoht, nagu üldjuhul inimestel on ju, siis ma tahtsin enamat. Ma tahtsin midagi oma kätega luua, kuna minu sees oli selline tugev tunne, et ma lihtsalt tahan edasi liikuda. Kuidas see teekond nagu välja nägi? Kas sa liikusid seal teekonnal üksi, kui see muutus tuli või sa soovisid seda muutust või keegi toetas sind seal teekonnal, et seda muutust üldse oma elus läbi viia? Sest ma arvan, et see ei olnud lihtne muutus. Või kuidas sa tundsid too hetk? See oli päris raske samm, mida astuda, kuna ma korraks juba minevikus tegin selle sammu, läksin tagasi tööle. Lõin põnnama siis, kui päris aus olla. Mulle meeldib aus enda vastu olla alati. Aga seekord teekonnal oli mul väga palju inimesi ümber. Mul on vedanud oma keskkonnaga ja oma inimestega. Nad alati toetavad mind. Nad on olemas minu jaoks ja nendega on väga hea mõtteid põrgatada. Ja võtsin endale ka mentori, kes ongi siis ettevõtlusmentor, väga kihvt ja särav naisterahvas, Kadri. Ja siis ta andis mulle väga palju julgust ja uusi mõtteid ja ta uskus minusse, et me alati vajame enda ellu kedagi, kes usuks meisse. Muidugi veel parem on see, kui me ise endasse usume. Ja. Aga seda toetust on kindlasti vaja ja eriti, kui meil elus on sellised mingi pöördepunktid või muutused, kui on mingi uus algust meie teel. Et vahel saavad nagu sellised asjad läbi. Aga mis sind peamiselt nagu, kui sa ühe korra nagu libastusid, mis sind tagasi tõi selle turvalisuse ja sinna sama töökoha juurde? No siis ma olin noorem ja ma võib-olla nii väga endasse ei uskunud, et ma tahtsin mingeid samme astuda. Natukene oli puudu ka teadmistest, et enda ettevõte oli küll olemas, aga ma kuidagi takerdusin. Ja ma jäingi sinna tupikusse kinni, et ma ei leidnud enam väljapääsu. Ma väga soovisin teha ainult enda ettevõtet ja enda ettevõtlust edasi arendada, aga ma siiski tundsin, et ma ei ole veel valmis selleks. Ja kuna ma olen sellise sitke loomuga, siis ma mõtlesin, et alla ma ka ei anna, ma pusin kas või natukene edasi veel mõned aastad põhitöökohal, kuniks ma olen siis tõesti valmis selle suure sammu ära astuma. Mega äge. Et täna te näete ka, meil siin taustal paremal pool peaks olema vist, on üks maal, mis on Jaanika tehtud. Ma iga kell ostaks selle oma koju, mulle väga meeldis see, et sellest maalimisest me saame ka rääkida, aga lihtsalt, ma ei tea, miks ma tahtsin praegu seda välja tuua. Aga paljud kuulajad unistavad ka sellisest samasugusest sammu tegemisest, nad on mingis ühes töökohas kinni, see on nende jaoks turvaline, aga nad ei julge seda muutust teha. Et ma saan aru, sinu jaoks üks oli toetus oma lähedaste poolt ja toetus siis Kadri poolt, aga mis veel aitas sul seda muutust läbi viia?
Kindlasti selline korralik sitkus ja tahtejõud ja ma panin enda fookuse paika, et me elus tegelikult ju vajame fookust, me ei saa teha samme uisapäisa, me vajame mingisugust kindlat läbimõeldud süsteemi ja seda ühte visiooni, kuhu me tahame välja jõuda. Ja kui me nüüd fantaseerime, et mismoodi neid samme astuda, kui me kujutame endale silme ette ühe redeli ja redeli pulgad, me ise selle redeli endale elus ju ehitame tegelikult ja kui redeli pulgad on väga-väga lähestikku, siis me ei saa sinna peale astuda. Ja kui redeli pulgad on väga suurte vahedega, siis me ei küündi teise sammuni, et tulebki selline enda eluredel üles ehitada ja siis vastavalt sellele ka neid käike planeerida. See on väga huvitav mõte, see nagu justkui eluredel ja need. See on väga õige näide. Elu ongi aste ja mida targemini me neid astmeid oskame üksteise järel siduda, seda paremini me ja turvaliselt saama astuda. Aga ma võtaks siit otsast kohe sõna Gerd-Kristjani käest edasi ja küsiks sinu käest, räägi mulle, kõik kunst ja niisugused anded saavad kuskilt alguse. Kas kunst ja niisugune lähedus on sul juba lapse heast peale, kust sai alguse see tegelikult see niisugune algne, kus see teekond algas, see looming, kus sa tunnetasid, et see on sinu maailm? Kui ma nüüd tõesti meenutan oma lapsepõlve, siis mulle meeldis tohutult üksinda toimetada. Minu jaoks on üksinda olemine väga-väga mugav. Et ma ei ole see naine, kes näiteks kardab minna üksinda reisile või kardab minna ööseks üksinda metsa rabamatkale ja seal telkida või hämmokis magada. Ja lapsest saadik ma armastasin üksindust. Ja mul oli väga palju aega mõelda ja unistada. Ja kui ma mängisin ühte arvutimängu, kui ma enda elu esimese arvuti sain, mille vanemad mulle kinkisid, siis oli Ferrari mäng. Kuna ma olen ka ralliperekonnast, motokrossi perekonnast, siis sain ma sellise rallimängu endale ja mul tekkis soov seda mängu hakata joonistama ja ma juba siis uskusingi, et ma saaksin selle pildi valmis. Muidugi ma lapsena ei saanud, aga mul on see väga mõnusalt meeles see üks mälestus ja tegelikult kogu mu loometeekond on alanud tänu mu vanematele. Mul on väga-väga kihvtid vanemad ja mul on perekonnaga tohutult vedanud, et see toetus, mis keskkond mul on ümber olnud, see on minu jaoks elu muutev ja täiesti ainulaadne ja isa on mind viinud juba lapsest saadik metsa matkama, ilusatele loodusradadele. Ma tegin niimoodi oma esimese pildi, milleks olid sirelid. Läksime isaga jalutama ja oligi seal selline imeilus lilla sireli põõsas ja siis tegime koos papsiga pilti nendest väikestest õitest, otsisime seda 5 ja 6. Et mul on see pilt siiamaani alles ja ka lõuendi peal ja tänu emale, kellel on tohutult ilus lillaaed igal suvehooajal, oleme õppinud aeda hindama ja neid pisikesi detaile märkama. Et kui neid pildistama hakata, nad on tõesti väga-väga sügavad ja imelised. Ja lõpuks hakkaski mu teekond juba pildistamisest minema edasi maalimise peale, kus ma siis armastan ka enne kõike detaile, et selle pildi peal on ka näha sellised väikesed kõrred ja see rabaudu ja need männiokkad, et mulle meeldivad detailide täpsus ja see kõik ongi tulnud täiesti maast madalast. Fantastiline ja kui vaadata just rääkides nüüd sellest teekonnast ja maalimisest ja piltidest, siis sul on tohutult hea silm fookusesse võtta kõik, mis iga eludetail see ei jää sul märkamata. Ja iga värv, iga olemus on nii teravalt välja toodud, et see kõnetab hingeliselt. Su piltides, su olemuses inimesena on tohutu vägi ja tegelikult on nii fantastiline, et meil on Eestis olemas üks selline naine, kes loob nii väekad pilte ja paneb meid ennast läbi nende piltide ja selle loomise parandama. Kuidas sa tunned seda tööd tehes? See on vististi ka sinu jaoks nagu missioon, eks? Kuidas sa tunned, kuidas inimesed seda kõike vastu võtavad? Kui võõras see on või kui omaks see kiiresti saab, kui sa seda protsessi läbid ja inimeste keskele jõuad ja oma karbikesed ja kotikesed lahti teed, et... See on hea küsimus ja kui ma nüüd hakkan meenutama enda maalimise töötubasid, siis valdav osa tuleb sinna sellise
võib-olla väikese ebakindlusega ja väga tihti öeldaksegi, et aga Jaanika, ma oskan ainult kriipsujukut teha, ma ei oska mitte midagi muud. Kui nad lähevadki töötoast ära selle fotorealistliku maaliga, kus on sügavust, mitu erinevat kihti, nad saavad enesekindlust. Ma isegi mõnikord juhendan neid läbi selle maali teekonna mingisugust mineviku traumat lahendama või natukenegi parandama. Näiteks kui on olnud koolis kellegi õpetaja, kes on pannud talle 2 selle eest, et kuusk on valesti joonistatud või maalitud või et jõuluvana kuub on hoopis valet värvi ja saab halva hinde. Ja ta ütlebki, et okei, meil on rabamaali temaatika töötoas, aga ma kardan seda kuuske sinna teha. Ja siis maalime selle koos, saab kas või minu lõuendi peal harjutada ennem, kui ta selle siis enda pildi peale loob. Et need töötoad annavad hästi palju eneseusku inimestele ja samas on ka lõbus aja veetmine ja tegelikult, kui ma teen neid tubasid meeskondadele, rääkides digiväsimusest, mis on ka ju meil tänapäeval väga aktuaalne teema, siis nad saavad lõpuks ometi hetke lõõgastuda, aeg maha võtta, panna kõik ekraanid kinni, sest et tegelikult mis asi on ekraan? Ta ju väsitab meid, ta paneb meie loovuse täielikult lukku ja alati enne maalima asumist või mis iganes loominguga tegelema hakkamist on vajalik olla ekraanist eemal, paar tundi vähemalt. Mis sa arvad, mis juhtub, kui inimesel panna looming kinni? Siis tekib stress ja kui me räägime närvisüsteemist, siis tegelikult hakkabki kõik lumepallina veerema. Et me näeme väga palju ju töö juures inimesi, kes ongi 8–5, teevad oma tööd hästi, südamega, aga samas mõnikord me oma kollektiivis tajumegi, et aga ta ei ole ju kohal, et ta teeb selle töö ära, juba hakkab minema tasapisi nagu sinna robotirežiimi, et see on ju närvisüsteem kõik. Aga sul on ka mingi sellise inimese tagasiside, kes tänas sind tohutult selle eest, et sa sellise maalimistöötoa tegid ja kui palju ta inspiratsiooni sealt sai ja miskit temas muutus? Jaa, selles mõttes, et nad kõik käivad alati väga rahule ja minu jaoks on see kõige tähtsam emotsioon üldse, et näha inimesi õnnelikuna, rahul olevana ja kui nad ütlevad, et Jaanika, vaata, mina tegin selle maali. Isegi siis, kui nad tegelikult ju enamjaolt mitte keegi midagi loomingust veel ei ole kuulnud või ei tea, nad ei oska võib-olla esialgu pintsleid käes hoida või ei tea, mis pintsel mille jaoks vajalik on, mis värve kokku segada, mismoodi siis see lõuend kõigepealt valmis teha, see taust valmis teha, mismoodi detaile teha. Ja kui see kõik lõpuks selge on ja see enesekindlus, see armastus enda pildi vastu, nad panevad ju oma hinge tegelikult sinna sisse. Et seda on hästi-hästi kihvt vaadata. Ja mõtle, kui hea see tegelikult selles mõttes on, sa paned kõik muu pausi peale korraks, sul ei ole nagu ühtegi väljakutset, ühtegi probleemi, sa tuled täielikult kohale, keskendud lihtsalt sellele, kuidas sa mingid kriipse tõmbad ja maalid seda maali ja sul kaob nagu ajaline mõõde ära, et kas mul on tund või 2 läinud. Et selles mõttes korraks välja lülitada ülihea ja kui sul on veel mingi toetav inimene seal kõrval, kes räägib, kuidas midagi teha, siis see on super. Ma olen ühel kunagi käinud ja mulle endale väga meeldis. Kas ta oli selline nagu seina peale panna, siis võib-olla mitte, on ju. Aga selles mõttes on ta lahe. Aga teisalt, mis siit võiks nüüd ka öelda huvitavat, et me ei peagi kõik olema kunstnikud. Ja tegelikult isegi see väike kunstiline joon mitme värviga võib sümboliseerida ja anda midagi niisugust hingele, et see peagi olema kunstnik tegelikult, et minna sinna sinu töötuppa ja hakata tegema, et keegi peaks tundma ennast ju halvasti. Kindlasti on mitte, jah. Et nad saavadki tulla sinna ju täiesti nullkogemusega ja luua südamest, et see ongi see keskkond, kus ma räägin kõigile kogu aeg, et siin ei saa midagi valesti teha. Isegi siis, kui me teeme selle imelise pildi valmis, oletame mingi värvitäpp kukub kuhugile peale. Ja nad hakkavadki mõtlema, et aga pilt on rikutud. Ei ole. Me teeme sinna kas või mingisuguse väikese elemendi juurde, paneme seda rabaudu natukene, et ei ole olemas ületamatud olukordasid. Ja kui nad õpivadki lõuendi peal kas või neid pisikesi detaile haldama ja saavad seda julgust,
siis ma alati räägin neile ka sellest, et me saame mõelda ka elus suuremalt samamoodi, et me võime küll selle pildi valmis teha, aga see ei ole ainult pilt. Me õpimegi midagi seal enda kohta. Ja väga kihvt on vaadata tiimide keskel toimetades, et on inimesi, kes hakkavad kohe julgelt värvidega möllama. On inimesi, kes tahavad teha süngemat pilte. On inimesi, kes hakkavad otsima neid pisikesi detaile. Ja tegelikult see kandub ka ju igapäevatöösse üle. On inimesi, kes lähevadki sinna koosolekule julgelt esinema, rääkima ja samas on need, kes hindavadki vormistamise poolt. Et kui mõelda maalimise peale, siis see on midagi palju enamat. Aga kui mõelda selle peale, et kas sa teed nagu mingid kindlad maalid, sa annad neile mingid instruktsioonid ette, et nüüd te peate nii tegema, või sa teed ka selliseid, kus ta maalibki absoluutselt seda, mida ta tahab, täiesti nagu vabalt? Pigem olen ma rääkinud natukene enda tehnikast, mis on artstart tehnika, et ma annangi sellise ABC kätte neile. Mis on tähtis, ongi valgus ja varjud. Ja kui saada selgeks endale valgus ja varjude temaatika, täpselt nii nagu ka elus on ju, meil on olemas ju valgus ja varjud, on nii-öelda hea ja halb, tume ja hele, et siis tulevadki kõiksugused kihvtid pildid. Et ma ei ole praegult veel teinud sellist töötuba, kus nad saavad täiesti nullist, sest et ma kõigepealt tahan natukene rohkem kaardistada neid inimesi, et vaadata, on nad valmis selleks, aga üldjuhul nad tahavad natukene juhendamast ikkagi. Okei, aga kas on ka inimesi, kes kardavad võib-olla natuke tulla sinna üldse koha peale ja oled sa näinud ka selliseid inimesi võib-olla, kes vahepeal ikkagi katsub seda telefoni ja kuidagi see telefon on tal peab ikka juures olema kogu aeg? Või on pigem see, et on ikka inimesed kohal täielikult ja maalivad? No üldjuhul on telefoni kõrval, aga ühel hetkel nad unustavad selle telefoni ära, nad ikkagi lähevad sinna pildi sisse ja alati ma räägin neile ka sellest, et kui nad maalivad, siis nad kõik saavad aru ühel hetkel ka sellest, et nende pea on täiesti tühi. Nad on ainult selle pildi sees ja mitte midagi muud ei eksisteeri, et ongi ainult see üks hetk ise endale. Ja. Et see on hästi mõnus selline turvaline ruum, lubadagi endal vabalt olla. Tänapäeva maailmas on võib-olla teinekord keeruline, eriti kui sul on ju lapsed, töökohustused, kõik muu sinna juurde. On seda ühte aega, kus sul on kõik mõtted täiesti tühi, on keeruline leida, ma arvan. Aga siis ongi hea, kui on sellised võimalused. Aga sa tegeled ka talisupplusega. Kuidas üldse selleni jõudsid, selle talisuppluseni ja mis kasusid sa näed enda jaoks seal? Talisuplus on minu jaoks elus äärmiselt tähtsal kohal ja jällegi on see kõik seotud ju loodusega ja see ongi minu jaoks selline suur mõnus süsteem, mille keskel ma siis toimetan, et mul on väga palju hobisid. Ja suplus saigi alguse nii, et ühel hetkel ma tundsingi, et ma olen väga väsinud. Oli elus selline periood, mis natukene keerukam oli. Ja ma tahtsin sellist julget ja kiiret restarti, mis annaks mulle koheselt uue energia. Ja ma mõtlesin päris pikalt, et mis see küll olla võiks. Kuniks ma ühel päeval ütlesin sõbrannale, et nii, paneme nüüd autole hääled sisse, me läheme mere äärde. Võtsin rätiku kaasa, oli märtsikuu. Tegelikult me alustame suplemise hooajaga sügisest, on ju, mitte talvel või märtsis, et siis tegin selle sammu ära ja läksin merevette. See oli 2019, 7 aasta eest ja kuhu see siis välja viis. Et nüüd kogu mu perekond käib suplemas, mul on väga palju sõpru, sõbrannasid, kes on selle suplemise mõnusa pisiku endale külge saanud. Ja meil on isegi olemas Kodukülas Jänedal selline mõnus talisuplejate väikene klubi, et loodame, et see läheb aina suuremaks. Me teeme ka seal selliseid ühisujumisi ja jällegi on kihvt vaadata, mismoodi inimesed koostöös teevad selle mõnusa jääaugu sinna sisse, et mehed teevad saega selle augu valmis, naised lähevad sisse, siis on jällegi meeste kord sisse hüpata, hästi kihvt on vaadata, kuidas koos tehakse suuri asju. Aga mis tunne see oli, kui sa 2019 esimest korda sinna jääauku läksid? Ma mäletan seda päeva väga hästi ja ma läksin sinna sisse täiesti sihikindlalt, kartmata ja mõtlemata, et kas ma teen seda või ma lihtsalt läksin. Ja kusjuures, kui me rääkisime maalimisest, mis annab meile,
siis suplemise puhul on sama efekt, et me õpime midagi enda kohta. Minule näiteks meeldib seal kaldal tükk aega seista. Mõnikord ma isegi räägin veega, kuna minu jaoks vesi puhastab, vesi viib halva ära ja jätan oma muremõtted sinna kaldale, lähen teen suplemise ära ja tulengi välja sellise mingis mõttes isegi uue inimesena. See on väga huvitav, sest miks käivad inimesed mere ääres jalutamas, üleüldse veedavad palju aega mere ääres. See kuidagi rahustab, see vesi kuidagi rahustab ja see vesivulin ja kõik see. Aga kui sa seal pärast seda talisuplust, mis tunne siis sul oli, mida sa tundsid, kuidas see peale seda oli? Pärast talisuplust üldjuhul on selline mõnus eufooriline tunne, et sa võid rääkida päikese ja kuuga ja südamest särada ja keha on selline mõnus soe energiat täis. Et tõesti, ma soojalt soovitan seda kõikidele inimestele, kelle muidugi tervis kannatab, et ma ei ole küll arst ja selles valdkonnas ma ei saa väga paraku sõna võtta, aga kui on selline mõnus tunne ja õige tunne, siis see on väärt kogemus, mida proovida. Aga aitab ta nagu sellisele mentaalsele tervisele ka kaasa või kuidas sinu puhul oled sa tajunud seda, et sa oled kuidagi rahulikum või kuidagi võib-olla ei lange nii tugevasse kuidagi, mitte depressiooni võib-olla vale öelda, aga võib-olla sellistesse tumedamatesse tunnetesse? Ja ta hoiab reipana igal juhul sellepärast, et ta toobki sind täielikult kohalolusse. Et kui sa seal vees oled, jällegi õppimise koht igale inimesele, kes võib-olla on ka käinud suplemas, et mõelda, mismoodi tema seal vees käitub, et kas ta nüüd mõtlebki, et on nii 3 minutit veel või ta mõtleb, et selle 3 minuti jooksul saan ma teha niivõrd palju sügavaid õigeid hingetõmbeid. Et see suplemine toobki kohalolusse ja annab tohutu värskuse ja mõtteselguse ja selle mõtteselguse pinnalt me saame ka teisi asju oma elus hakata kohe ju natukene paremaks kruttima. Samast on päris selline eneseületus ka, kes külma kardab ja on külmakardlik, on ju. Et sinna sügisel alustada on võib-olla natuke leebem. Ma olen ise ka talisuplamas käinud, ma olen ikkagi talvel ikkagi miinuskraadidega ja ma olen väga nõus sinuga, ma ise soovitan seda paljudele inimestele, aga eks seal on jah, võib-olla mõnel tervis ei luba, et siis see on ka, tuleb seal kohal nagu aru saada, aga mind on ka väga palju aitanud see. Ja, ma olen sellega nõus. Veel on väga tugev vägi, väga puhastav vägi, aga räägi, mis on veel midagi niisugust, mida sa teed selleks, et ennast aidata ja mentaalselt tervena hoida, et mis on veel sinu niisugune rituaalsed asjad, millega sa ennast hoiad ja teed, toimetad? Minu jaoks on ilmselt kõige tähtsam see keskkond, kus ma viibin igapäevaselt. Et ühel hetkel ma tegin karmi otsuse valida enda ellu ja lubada enda ellu ainult kindlad inimesed, kes ongi toetavad. Et ma usun, et rääkides rituaalidest võib olla ka suhtlemine, et rituaale võib väga mitmeid erinevaid olla, aga kõige tähtsam ikkagi ongi see keskkond, et inimesed, kes su ümber on ja tegelikult me ju näeme kohe ära, kas nad toetavad meid või on nad ebasiired, on ju. Et ma võin tuua näite, et kui on sõber või sõbranna ja sa räägid talle, ükskõik kes lähedane, räägid talle milleski, mis on väga hästi läinud. Et kas ta jääb vaikseks või ta tõesti siiralt elab kaasa sulle. Ja kui me neid asju oskame märgata, siis me saame enda keskkonna hoida väga puhtana ja see on tähtis. Et inimesed meie elus loevad ja ma usun, et see on kõige suurem väärtus. Kindlasti. Aga on veel midagi, mis sa tunned? Rabarajad ikkagi. Et rabas on hästi mõnus, et see on see koht, mis mind alati tagasi kutsub, et kui ma seal käin just varahommikud. Ma armastan ärgata suvel 2.50 ja minna päikesetõusu pildistama sinna või siis otsa seal rabas maalida koha peal. Et see annab hästi sellise hea emotsiooni. Et ma usun, et loodus on see, mis annab meile selle tõelise väe ja jõu. Ja, nagu sa ka ütlesid, siis vanemad on sulle natuke istutanud ka seda pisikut, seda looduse pisikut sisse. Ja täna sa väga naudid seda ja sellel loodusel on oma oluline koht ja ta on rahustav, nii need metsad ja asjad samamoodi väga raba mulle meeldib ja ma näen seal nagu tohutut kasu. Isegi kui ongi mingi selline võib-olla
ärev periood ettevõtluses või mis iganes. Lähed korraks sinna rappa ja lähedki jalutad ja sul saab mõte selgemaks. Et võib-olla ei ole nii efektiivne kohe, kui näiteks talisuplus, sest see on nagu kiirem protsess minu meelest. Käid seal jääaugus ära, kohe mõte selge, aga siiski ta aitab. Aga ma tahaks ka uurida selle koha pealt, et kuidas sina oled näinud, et saad oma mõtteid jagada, et me väga palju kardame nagu võõrast inimest sellist arvamust ja kriitikat ja jätame tänu sellele sellise oma unistused kuidagi varju, et okei, ma siis olen pigem vaiksemalt või hoian ennast tagasi. Et kuidas leida seda julgust eksida ja seda, kuidas sa ise oled tajunud nagu töötates inimestega täna? Ma usun, et see taandub kõik iseenda armastamiseni, et kui me iseennast armastame, valime ja austame, siis ühel hetkel meile tegelikult enam ei lähe korda see väline. Et ma olen olnud oma elus ikkagi väga pikka aega selles kohas, kus minu jaoks on kõige tähtsam olnud teiste inimeste arvamus. Ma olen küsinud teiste inimeste käest absoluutselt igat detaili, mismoodi ma peaksin käituma või olema. Ja kui ma ühel hetkel tegingi valiku, et enam nii ei saa, ma ei taha enam niimoodi, ma tahan ise ennast valida, kuna tegelikult ju me teame ise, mis on meile kõige kasulikum, mis meid arendab, mis meid elus edasi viib, mis võib-olla ei ole meie jaoks, et keegi teine meie nahas ei käi ja ma usun, et see on ka väga selline oluline asi, et ilma selleta me ei saa jääda kuskile kinni takerduma teiste arvamustesse. Et see enda selgroog on see, mis on kõige alus. See on väga nõus sinuga. Aga kuidas sa tajusid, kuidas su lähedased ja üleüldse ümber olevad inimesed suhtusid sellesse, kui sa hakkasidki ise otsustama ja see meeldib mulle, seda ma ei taha ja nagu teistmoodi käituma kui varasemalt, kui sa usaldasid enne teisi ja ütlesid, et mis ma teen või küsisid teistelt alati nõu? Eks see võis alguses muidugi olla segadust tekitav, aga samas kui neile ilusti sõbralikult ja austavalt selgitada, et tegelikult iga kord, kui ma ütlen kellelegi ei, ütlen ma ise endale jah, me peamegi ise ennast valima, siis on see ju ka neile õppimiskoht. Natukene paremini võib-olla enda kurssi seada. Jah, see piiride seadmine on hästi oluline, aga ma arvan, veel olulisem on, kuidas seda teha, et see ei oleks kuidagi nagu teisi ka kahjustav või kuidagi üleolevalt. Et me tegelikult elus kui me mingeid valikuid teeme või mingeid samme astume, siis kõige tähtsam on see, et me küll ise ennast valiksime, aga et me samale kedagi teist ei kahjustaks läbi enda valikute. Me ei tohi mitte kunagi kellelegi halba soovida või teadlikult mingeid samme teha, mis kuidagi moodi midagi lõhuvad. Et peab olema selline, minu jaoks vähemalt selline harmoonia, armastus, mõnus toetav keskkond ja läbi selle juba väga palju hakkab ise paika loksuma. Et kui me jäämegi siiraks, siis elu toob meile õiged inimesed ja õiged olukorrad. Et ma tõesti usun sellesse kogu südamest, kuna mul on see ju käidud tee, et ma olen olnud väga tumedas kohas, aga samas ka nüüd juba sellises mõnusas helguses. Ja selles helguses ja kerguses asjad liiguvad sujuvamalt ja paremini ja tulevad ka õiged inimesed sinu ellu. Ja need, kes ei pea su elus olema, nad lihtsalt ühel hetkel kaovad ise ära, et keegi ju tegelikult ei peagi olema naelutatud kuskile tutvusringkonda või seltskonda. Kuidas sa tunned seda, et kui sa käid oma teraapiaid tegemas, maalimise läbi inimestega koos, et kuidas sa tunned, kui palju on inimesed ajas muutunud? Muutunud oma sisemuselt, oma avanemiselt, oma arusaamadelt. Kas inimesed on läinud lahkemaks, avatumaks, soojemaks, julgemaks? Ja igal juhul, et see tõesti on nagu teraapia, et võib-olla alguses ongi kramplikkus, natukene arglikkust, ebakindlust, teadmatust ja ühel hetkel, kui nad selle nii-öelda nagu paisu tagant valla saavad, siis nad näevad, kuivõrd kihvt on tegelikult kogu see valdkond, see looming, see maailm, et tõepoolest väga äge on vaadata, mismoodi kas või töötubades, kui ma käingi ühes kindlas kunstiklubis näiteks 7 korda, nad juba teavad, mis need ees on ootamas. Nad suure põnevusega ootavadki seda päeva, et saaks maalima tulla. Võtavad asju kaasa, maiustusi, oma lemmikud joogid, võtavad oma lapsed või lemmikloomad kaasa, et enam ei ole seda esimest kogemust, et mind hinnatakse nagu koolipingis, et keegi ei hinda, vaid see ongi see koht, kus saab täiesti
ülimugavalt ennast tunda ja tegelikult me kõik vajame seda. Et see keskkond paraku on tõsine, karm, kus me oleme, on ju, et väga palju on argimuresid, rutiinis olemist, piiranguid, aga see maalimine, ta on hingele ikkagi väga kosutav. See on tõeline hingeteraapia, eks ole ju? Jah. Aga kuidas väga paljud nagu naised ja üleüldse ka kindlasti on mehi, kes kardavad oma loomuvuse ja loomingu eest raha küsida. Et kuidas neid nagu, mida sa ütleksid neile, et kuidas see enda jaoks ka rahaks pöörata, see, mida nad loovad ja maalivad ja samamoodi nagu täna sina on ju, et neid maale on ju võimalik osta ka, mida sa oled loonud, et kuidas see nagu loovus enda jaoks nagu rahaks pöörata? See on hea küsimus ja see on muideks mulle isegi natukene raske küsimus, sellepärast, et ma ei hinda elus ise raha. Ma tean, et see on vajalik ja ilma selleta mitte ükski inimene hakkama ei saa. Me kõik unistame, ma ei tea, bingo lotovõidust on ju, aga minu jaoks on võib-olla see kõige suurem lotovõit see, et inimene saab hea emotsiooni. Et rahaga on natukene, ma ei oska raha küsida. Isegi siis, kui ma võib-olla tahaksin teha sellest äri ja mingis mõttes see ju ka on seotud ettevõtlusega, see ongi üks ettevõtluse vorm, aga jah, hinnastamise poole pealt on see paras mõttekoht. Tead, ma arvan, et meil inimestena igal ühel on mingid omad tugevused, omad nõrkused, mida on võimalik ka arendada. Ja hea on omada inimesi enda ümber, kellel on võib-olla tugevus, julgus näha väärtust seal võib-olla, kus sa ise ei näe. Ja kui sa saad nendele inimestele toetuda ja öelda, et näiteks välja pakkuda, et kuule, et mis sa arvad, kui palju siuke asi, mis sinu arvates võiks olla väärt või kuidas ma võiksin seda hinnata. Et need on need asjad, mida ma arvan, kui sa usaldad muidugi neid inimesi, et igaühe käest ei maksa küsida. Aga ma arvan, et see on see koht, et ja ma arvan, paljudel inimestel on raske seda raha küsida. Et nad teevad üliägedaid asju, aga nad kardavad. Julgus välja pakkuda seda ja nad kardavad sellest raha küsida. Et nad ei tea, kas see on nagu väärt seda. Ja kusjuures mul on väga palju tuttavaid, kellel on ülimalt kihvtid ja ainulaadsed ettevõtted ja nad teevadki äri, nad teevad väga suuri asju ja oskavad ja julgevad ka raha küsida, kuna see ongi nende aeg ja nende panus ja tegelikult meil ju elus, mis on kõige kallim asi, ongi meie aeg. Isegi mitte toode või teenus, aga see aeg, mis me paneme sinna, see investeering, kõik see, mis me oleme õppinud elus, need koolitused, et see on see, kuhu peaks pigem rõhku panema isegi minu jaoks, mitte toote või teenuse kui sellise peale. Ja aeg on kulla hinnaga. Kui sinu maale vaadata ja kui me nüüd räägime siin hinnast ja kõigest, siis ma ütleks nii, et see on hindamatu väärtus. See, mida sinu pildid endast kajastavad, see sügav hingeolemus, mis on pilti luues sinna sisse pandud, see on inimeste jaoks nii tervendav vägi. Need on maagilised ja teraapilised pildid. Need ei ole lihtsad pildid. See ei ole lihtsad lõuad, millele on maalitud värvid, vaid seal on väga sügav olemus. Et tegelikult ma ei taha nüüd siin promo teha, aga tahaks öelda, et neid pilte, mida sina kullakallis lood, neid kindlasti inimesed võiks oma koju osta, tellida sinu käest, koos sinuga luua ja teha, sest sellel on vägi. Ja see väärtus, mida sa koju seinale paned ja endale lood, ma usun, et see armastus, mida sa iga hetk sealt pillit möödudes märkad, on see, mis täidab sinu hinge elujõuga. Ja sinul on hingena ja naisena see vägi seda aidata teha ja luua, nii et see on väga suur väärtus. See on hindamatu väärtus. Ja see ei anna võrreldagi mingi Pinteresti pildiga, mis on prinditud kuskilt või et see on ikkagi oma käega tehtud ja seal on mingi selline maagiline touch juures. Ja kusjuures, kui tõesti inimene ükskõik kelle juurde ta maalima läheb, kui ta teeb selle pildi endale koju oma kätega, siis see pilt hakkab kodus elama ja täiesti oma elu, et see ongi see, mis selle inimese enda seest tuleb, et ta saabki oma koju midagi luua. See on hingestatus. Ja meie kodud ju ka elavad tegelikult. Absoluutselt. Ma täiesti usun sellesse, et kodu pole ainult koht, kus olla, vaid kodu on ka elus olend minu jaoks vähemalt ja sama on ka ettevõtlusega. Et kui
kui ma enda ettevõttega toimetan, siis minu jaoks on ta nagu laps, ta tahab toitu, ta tahab mängurõõmu, ta tahab mängupausi, ta tahab arengut. Et see kõik ongi see, mis teeb ühest valdkonnast südamega loodud valdkonna, kui on olemas tasakaalukalt kõik need punktid. Aga kuidas sa üldse tajud oma elus seda tasakaalu kohta, et kui palju sa tunned, et see tasakaal, millest väga palju igal pool räägitakse enesearengu maailmas, et võiks olla tasakaal ja kõik võiks olla tasakaalus. Kui me mõtleme nii, et on inimene, kellel on 5 või 6 last ja ta peab tööl käima ja kõike muud probleeme siin lahendama ise. Ma ei tea, kui palju sul täna endal lapsi on? Mul on 2 kassi. 2 kassi on ju. Kolm isegi, üks on maal. Nendest tuleb ka hoolt kanda. Jaa, et kui palju sa usud sellesse tasakaalu ja sellesse, et on võimalus üldse leida sellist tasakaalu oma elus, et kõik ongi nagu mõnus ja hea? No täiuslikku elu ei ole olemas, nagu me teame, küll aga ma olen seda meelt, et kõige tähtsam või kõige lähedasem võimalik olukord tasakaalul on kas või meie õiges korras vundament. Kõik algab meie vundamendist, liikumine, toit, uni, tänulikkus, et kui hommikul juba panna fookusesse enda päevaplaan ja minna magama suure tänutundega, et mis hästi läks. Juba see annab meid natukene tasakaalule lähemale, et ma ise teen sellise rituaali alati õhtut ja kui ma lähen magama, ma mõtlengi, et mille eest ma olen täna tänulik ja me alati leiame midagi. Me ei saa öelda, et oi, täna pole mitte midagi, alati on midagi. Isegi siis, kui näiteks, ma ei tea, auto ei lähe tööle, aga mul on see auto olemas, ma olen selle eest tänulik. Isegi kui on õues külm talv, kes külma kardab, on ju, aga ma olengi tänulik selle eest, täna päikene paistab. Et midagi ikka on ja see annab juba võimaluse tasakaalukamalt ka elada, et kõik on mõtteviisis kinni siiski. Isegi siis, kui meil ongi see argitempo niivõrd hull, et me mõnikord ei halda kõik ära, aga meil on vaja natukene siis teha paus ja ma usun, et me peaksime pausi tegema siis, kui meil on elus kõige kiirem etapp. Kui on see kõige suurem see tornaado kese, siis teha seal see paus ja panna fookus uuesti paika, et kõik käib ümber fookuse. Ma olen väga nõus sinuga ja ma olen hästi analüüsinud seda enda peas, sest mul oli endal samasugune koht, kus oligi hästi kiire aeg ja ma ise tahtsin kogu aeg, et pinguta rohkem, teie rohkem, on ju. Aga tegelikult ma nüüd alles saan aru sellest, et see oli see hetk, kus tegelikult oleks pidanud korraks täiesti välja lülituma, eemalduma ja siis vaatama nagu ratsionaalse pilguga seda kõike. Aga sealt sündiski väike läbipõlemine ja kasv. Aga see selleks. Ma korraks tahaks veel sinna maalimise juurde tagasi tulla, kui keegi täna huvitab sellest maalimisest ja võib-olla tahaks osta mõnda maali sinu käest. Et kus ta selle kohta infot saab täna? No kodulehte mul hetkel ei ole, kuna ma ei ole pannud fookust selle digimaailma peale, ma olengi pigem olnud oma nii-öelda maalikoopas siin viimased nädalad ja kuud ja tõesti olnud seal sees, aga sotsiaalmeedias ma siiski olen olemas, Instagramis ja Facebookis, et jaanika.art on siis see konto ja seal on mõned minu tööd üleval ja lisaks on tulemas ka mul maalinäitus kohe varsti. Räägi sellest, kus kohas see toimub? See toimub nüüd Saue vallas, ühes väga-väga toredas seltsimajas ja seal on väga armas maja perenaine. Ja kui ma käisin ruume vaatamas, siis me kuidagi kohe sekundiga klappisime ja tema on ka seotud sellise natukene loomemaailmaga ja ta on selline väga mõnus organiseerijad tüüpi, et on teinud väga palju erinevaid üritusi ja siis tekkis meil koostöös mõte teha näitus ja ma sain ise valida teema ja ma võtsingi muidugi rabarajad teemaks, et siis kõik inimesed, kes võib-olla neid on muideks olemas väga palju, kes isegi pole käinud rabas kunagi ja kes tahavad siis seda loodust näha kas või siis soojas toas ilma õue minemata, siis tegelikult need maalid ongi varsti seal olemas seinte peal. Ja teemaks ongi selline hommikune, udune, kuldne, natukene romantiline ja helgust täis loodus. Need on väga-väga ilusad. Mulle tundub, et sul ei ole üldse nagu probleem inimestega kontakti saada, sest kui sa siit uksest ka enne sisse astusid, siis sul on nagu väga lihtne kuidagi luua kontakti. Et see on tegelikult tugevus, sest väga
osadel inimestel on kuidagi keerulisem kontakti leida. see alati ei ole niimoodi olnud, et ma olin varasemalt väga-väga arge, kui me rääkisime mu lapsepõlvest, et ma armastan üksinda olemist, siis tegelikult seal taga oli ka natukene arglikkust, et võib-olla ma ei julgenud minna teiste juurde, aga võib-olla ma ka ei tahtnud, on ju, et oleneb, mis ja kuidas. Aga millal see muutus? Ma käisin ühel hetkel koolitusel, pidin seal esinema ja mul oli valik, et kas ma tunnen hirmu, nagu kõik ülejäänud, kes pidid esinema, või ma teen valiku, et ma olen põnevil. Jällegi mõtteviisi küsimus, mismoodi me enda mõtteid suuname. Ma võiksin karta inimestega suhelda või siis teine variant, ma räägin iseendaga läbi, et okei, Jaanika, praegult on selline natukene võib-olla keerukam olukord, aga lükka see hirm tulevikku, praegult võta põnevus. Ole selline positiivne, elujaatav, võta sellest mõnusad emotsioonid ja kui hiljem tahad karta, siis hiljem karda. Aga kes meist hiljem siis pärast enam kardab, on ju. Et me saame selle hirmu tegelikult ümber mängida teisteks emotsioonideks. Aga siis ongi vaja enda vastu aus olla ja mõelda, et kus kohas see hirm meie sees asub, kus kohas me seda varem tundsime, mille me seda esimest korda tundsime, kas on mingisugune vana mineviku lahendamatu olukord ja natukene sellega tegeleda ja jällegi olla tüki võrra julgem. Ja eks on väga palju inimesi, kelle sees on seda väge, potentsiaali, jõudu väga-väga palju, aga nad kuidagi ei leia seda kuldvõtmekest, et seda lahti teha. Kas sa täna tunned millegis hirmu? Tunnetad sa vahel, et kuidagi hirm lööb lainena üle sinu või ehmatab hetkeks sind? Eks ma ikka mingites olukordades tunnetan, et ma ei ütle, ma täiesti hulljulge olen, aga pigem see suur teekond, mis on läbi käidud, et saada julgemaks ja sellisemaks positiivsemaks ja säravamaks, et see on kulda väärt. Et ma kardan ikka, ma kardan ämblikke näiteks. Aga jällegi ma olen sellega tegelenud ja mismoodi ma hakkasingi nende pisikaste putukatega rääkima, panin neile nimed ja läks hirm natukene väiksemaks, et ämblikke ma natukene pelgan. Isegi käies rabas, et kui ma neid seal kuskil näen, siis ma teen väikese pausi ja mõtlen, et okei, mida nad mul õpetama tulid praegult siia, nad on oma keskkonnas, äkki nemad kardavad mind hoopis ja ma ei saa minna nende keskkonda, nende võrku lõhkuma näiteks, ma ju lõhuksin loodust sellega, et nemad ongi seal, mina pean neid imetlema, neid austama ja siis natukene selle hirmuga ka tegelema läbi selle, et hirmud on ületatavad. See on nii huvitav, kuidas meil ongi mingi osa inimesi, no nagu neil ei ole kunagi olnud hirmu mingite, ma ei tea, madude ees või siis ongi ämblike ees või mingite selliste osas. Ja siis on meil mingid inimesed, kellel on. Et see on nagu huvitav, kus see nagu siis tuleb, on ju. Mitte ainult ämblikuid, vaid hiired ka ja rodikesed, on ju. Ja, või mingi putukas, on ju. Ja, aga mis ma tahan öelda, et ma kuulan sind ja mõtlen, et kui ilusti sa neid elulisi asju lahti räägid, kui kena on ja kui vahva on olla sinu teraapiatunnis, võtta sellest osa, sest see, kuigi mul ei ole pintslit käes ja ei ole lõuendit ees ja värve laual, aga kui me siin vestleme, siis mul on täiesti selline tunne, et sellest valmib mingi väga ilus maal. Ja ma nagu tajun niisugust päikse tõusu. See on nagu nii vahva, mis emotsioonid ja energiat tekivad, kui me sinuga siin vestleme. See on nii vahva, kui äge hing sa oled. Aitäh. Ja siin praegu kuulates on mul kohe küsimus, et kui sa maaliksid ühe sellise suure pildi, siis nagu ma aru saan, tuleksid soojad toonid. Täpselt. Kuldsed, pehmed, mõnusad. Ja see olen mina. See on minu hinge olemus. Päikene. Täpselt, kallis. Nii armas oled. No aga äkki peaksidki siis minema üks ja ma võtan selle ühel päeval ette. Ja tulen kindlasti. Räägi palun natukene sellest, kuidas sa kohtusid oma kaaslasega? Põnev teema. See on põnev teema tõepoolest, et maalimine on mu elu muutnud niimoodi, et ma isegi maalisin ennast oma abikaasa koju. Issand! See on natukene pikem lugu, aga see kõik algas ühest linnust ja ma tohutult armastan lindusid. Ma imetlen neid, ma imetlen nende
kerget nõtket siivatirutust, seda vabadust. Ja ühel hetkel ma sõitsin autoga maale vanemate juurde ja üks väikene lind oli tee ääres. Ta oli auto alla jäänud ja ma tundsin sellist korralikku kurbust hinges, et vaesekene, et vaene hing on ju. Ja sõitsin ja miski hakkas sees kripeldama, et mul on tunne, et äkki ta ikkagi on elus. Ja pöörasin auto otsa ümber, läksin tagasi ja teda oligi elus. Ta oli oma tiivakese ära murdnud, seega ma võtsin ta siis oma hoole alla. Temaga siiski läks halvasti, mis tekitas minus meeletut kurbust, kuna ma panin kogu oma hinge sinna, et teda aidata. Ja ma tundsin, et ma pean midagi sellest ikkagi nagu elule tagasi andma sellest ühest kogemusest, kuna ma olen väga detailide inimene ja tegelikult mõnikord võib-olla ka üle võlli hingeline, nagu mulle on öeldud. Ja siis ma tegin ühe linnumaali, et oleks väikene mälestus temast. Ja mu abikaasa, siis ta ei olnud mu abikaasa veel, nägi ühte minu maali ja kirjutas mulle, ma tahaksin enda koju ka 2 pilti, et 2 lindu. Ja ma tegin need linnud talle. Minu temaatika üldjuhul on selline musta kuldse beežiga, sükene soe ja klassikaline. Ja siis, kui ma neid 2 maali tegin, mul oli kuidagi selline tunne hinges, nagu ma maaliksingi talle sinna isas ja emas linnu ja nagu ma maaliksin ennast sinna koju talle. Ja kui ma need pildid sinna viisin, siis panime need seina ilusasti. Ja siis tellis ta veel ühe pildi minu käest ja siis 2 kuud hiljem me abiellusime. Wow. Ja me oleme olnud nüüd väga-väga rõõmsalt abielus ja tõesti see kunst on mind viinud sinna, kus ma täna olen, sellisesse mõnusasse kodusesse suhtesse. Minul tekkis kohe küsimus, kas sa leidsid oma hinge teise poole? Jaa, kindlasti. See on Jumala kingitus. Et see, kuidas ta tegelikult mind toetab kõikides mu igapäevatoimetustes, kuidas ta mõtleb kaasa minuga, teeb minuga koos neid videoklippe, aitab mul maalitarvikuid valmis sättida, see on väga armas temast ja see on ülihea emotsioon, kui sul ongi kodus teine pool, kes mõtleb kaasa sinuga ja kes hindab su arengut, mitte ei pidurda seda, et inimestel ongi erinevaid suhteid läbi elu. Et mul tõesti on vedanud. Nii Väga äge. Vaat see on ilus lugu ja märgiline saatus. Ühest linnukesest ja mõte minna tagasi autoga vaatama, et kas tal on kõik hästi ja kuidas see üks väikene samm meie elus võib muuta kõike kardinaalselt. Ja kuidas empaatia avab meie armastuse. Ja. Väga sügav sõnum. Ja kuidas julgus teha muutusi oma elus viib sind tegelikult sinna kohta. Sest võib-olla, kui sa oleks leppinud selle oma eelmise tööga, oleks olnud rahulolematu, elu suhtes võib-olla siuke, no võib öelda, et kibestunud ja kõike seda, siis sa võib-olla ei oleks suhtunud sellesse kõigesse niimoodi, ei oleks seda lindu niimoodi vaatanud oma südamlikkus ja kõige sellega. Et see on nagu äge asi, kuidas midagi su ellu selliselt tuleb. Ja see juhtub siis, kui me elus julgemegi iseennast valida, alati ainult iseennast. Me tegelikult sisimas ju hingest teame, mis on meie jaoks ja mis ei ole. Elu annab meie teele väga mitmeid erinevaid võimalusi ja olukordasid. Me ei pea kõikides kinni haarama. Me peame tunnetama ära, et mis on meie jaoks ja mis võib-olla peab jääma kuhugile pausile või mis üldse ongi vaja kõrvale lükata. Et kõik on meie enda kätes ja tegelikult me ei tohi kunagi jääda kinni kuskile ohvri rolli ja mõelda, et mulle tehakse liiga ikka halvasti ümberringi. Kõik see, mis on meie elus, meie ümber, see on meie enda loodud. Ja kui see mõte tõesti omaks võtta ja saada aru, et see ongi nii, alles siis hakkavad asjad juhtuma ja liikuma ja muutuma. Sellega sa lood seda homset endale ja ülehomset. Väga targad sõnad. Kuldaväärt naine on meil siia tulnud. Ma räägin. Ma imetlen ja kuulen. Aga võib-olla ma küsiks siia veel, et mis sa arvad, mis asi on üldse hingetee? Hingetee? Ja. Minu jaoks on hingetee iseenda armastamine ja enda tõelise olemuse ülesleidmine, olles piisavalt tark, et märgata, kuhu elu sind suunab. Et kõik see, mida me tahame siit hingest välja lubada, et see ka jõuaks ilusti välja õigel ajal õiges kohas.
ja kindlasti õiges keskkonnas, et me enda hingele liiga ei teeks. See on minu jaoks hingetee. See on väga ilus, see on väga õige. See nii on elus. Ja võib-olla ka julgus olla haavatav ja julgus olla avatud, et mitte ennast lukku panna ja kinni panna. Isegi siis, kui elus on erinevaid katsumusi. Meil tuleb nagunii ette raskuseid. Kõik ei ole ju kerge ja lõbus ja lilleline, et olla ka seal hingeline ja tõesti olla siiras ja ise ennast armastada ja ka teisi inimesi enda ümber. Aga vahel me ju saame haiget näiteks armastuses. Kas keegi peetab või kuidagi mingit moodi me saame armastuses haiget. Ja Igal siis juhul, jah. väga tihti me paneme ennast inimestena lukku. Me paneme lukku ennast, et võib-olla mitte rohkem haiget saada. Et mitte rohkem tunda ja seda valu. Täpselt. Kuigi, kus see armastus alguse saab? Kelle sees ta on? Iseenda sees. Tegelikult on ju iseenda sees. Ja üldjuhul, mida siis suhetes kas või ma ei tea, töösuhetes, sõprussuhetes või siis romantilistes suhetes on ju, et mõeldaks, tois oli viga. Aga kui me mõtleme vigade peale, mis see viga tegelikult on? Ta on ju õppetund, ta on kogemus. Et kui jällegi see viga mõelda ümber kogemuseks, siis ta on selline mõnus õppimiskoht, et enam nii ei tee. Kui me aga ei taha õppida, me ei ole valmis iseenda vastu olema ausad, siis jääbki veaks, et oli mingi suur viga. Vigu minu jaoks ei ole olemas, ongi ainult kogemused. Aga tulebki olla tark ja see kõik enda jaoks niimoodi tükkideks tõmmata ja läbi harutada, lahti harutada. Ja positiivseks pöörata, on ju? Just. See ongi ära õppimine. Aga vahel me nagu inimestena proovime nagu mitte võtta vastutust ja nendest probleemidest kõrvale kalduda ja asju vaiba alla pühkida. See on mugav, on ju? See on kindlasti väga mugav, aga üks hetk nad plahvatavad ja tulevad sulle ikkagi ette, et siis on vaja kuskilt otsast neid lahendada. Ja, elu toob meie teele väga mitmed erinevad katsumusi, aga see kõik ongi meie enda kätes tegelikult, et mismoodi meie reageerime. Kõik see, mis on meie ümber, ongi meie enda loodud. Isegi raskused, isegi suhted, mis on probleemsed. Järelikult see on mingi koht, kus me ise ennast ei ole kehtestanud. Et see asi on läinud nii kaugele. Tead, ma tahaksin küsida sinu käest natukene ka seda, et rääkida just portreefotodest, mida sa teed. Ja ma võib-olla alustaks seda küsimust selliselt, et kuidas sa jõudsid Kadrini läbi oma portreefotode? Kadrini ma jõudsin niimoodi, et ma saatsin talle kirja, kuna ta on minu silmis väga äge, inspireeriv naine. Ja mulle meeldib see sära, mis tema sees on ja see siirus ja loomulikkus. Ja siis ma ütlesingi talle, ma tahaksin teha temast pilte, kuna ma näen seda potentsiaali, et ta saaks oma asja veelgi suuremalt teha, kuna alati me vajamegi kihvte pilte enda meediaplaani jaoks või pildipanka, kui me teeme turundust või mis iganes valdkonnas parasjagu toimetame või oleme mentorid või kunstnikud või fotograafid või ettevõtjad. Ja siis ta vastaski mulle rõõmuga, et on täitsa hea meelega nõus neid pilte tegema ja siis tegime fotosessiooni ja nii meie koostöö algaski. Ja see sai tegelikult pikaks, et see ei olnud korra koostöö, vaid ikkagi pikaajaline koostöö temaga. Ja tegelikult see isegi viis välja sinnamaani, me hakkame tegema kohe varsti koos ühte väga põnevat inspiratsioonipäeva naistele, mis on ka märtsikuus tulemas, selline 4-tunnine, kus me räägime enesekindlusest, enda armastamisest, naiselikkusest ja lõpus maalime. Kui vahva. Võtame sellise toreda ruumi ja siis üritame seda headust ja enda neid teadmisi, mis meil on, edasi anda nii paljudele naistele, kui vähegi võimalik on. Et tulemas on väga palju põnevaid üritusi, mis ongi seotud loominguga. Et siis tuleb hoida sinu sotsiaalmeedial silm peal, et maha ei magaks nendest ägedatest võimalustest. See on naistele ju meeletult vajalik ja mitte ainult naistele, meestele samamoodi. Muidugi meestele ka. See kõik on niivõrd vajalik, et jumala eest, et täna kuuldes ja vaadates kõike, siis võtke ühendust ja hoidke sul silma peal, sest see, mida sa pakud ja mida te seal koos loote, sellel on tohutu vägi ja seda kõike on väga vaja. Tänases ärkamises ja ellu tulemises me kõik seda väga vajame. Tublid naised. Mida ma väga hindan sinu juures on see,
sinu julgust võtta ühendust inimestega, julgust võtta ühendust ja see on alati sind viinud kuhugi uute kohta. Täna ta on toonud sind siia, aga samamoodi selle Kadriga, kellega sa võtsid ühendust, see coach. Temaga samamoodi see viis kuhugile, et teistesse inimestesse ka nagu Hannesele meeldib see sõna süstida, et ma proovin mitte kasutada seda, aga nagu anda inimestele seda julgust, et võtta inimestega ühendust, loo see kontakte, sul ei ole mitte midagi kaotada. Mitte midagi ei juhtu ka, on ju. Jaa, täpselt. Kui ta ei soovi, siis ei soovi, on ju, siis vaatame kuidagi teistmoodi või kedagi teist inimest. Et see julgus küsida, julgus suhelda inimestega. Ja see ongi see iseenda elu loomine. Kõige suuremas plaanis üldsegi, et me ju tegelikult võtamegi ohjad enda kätte. Me ei jää ootama kellegi kirja või kõnet. Me teeme ise need sammud ära. Ja. Kas on midagi sellist, mida sa tunned praeguse vestluse jooksul, mida sa tunned, mida sa tahaksid ise jagada? Võib-olla ma tahaksin öelda, et rääkides hingest ja hingede eest, et tegelikult see julgus peab olema igas inimeses olemas, see ongi olemas, see tuleb üles leida oma hinge seest ja siis hakkavadki asjad juhtuma, et tõesti kõikidele kuulajatele ka ja vaatajatele, et ole julge, armasta iseennast, vali iseennast ja siis läheb elu põnevaks. Ja tõesti läheb tõepoolest päriselt. No, seda on su silmades need on kuldsed sõnad, need on nii. See on nii. Siin on väga palju juba sellest podcastist kaasa võtta ja me oleme paljudest väga vajalikest teemadest rääkinud. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et me võiksime praegu tõmmata otsad kokku. Maalimisest me rääkisime, kus saab infot ja see kõik info on olemas. Seega ma arvan, et siin on väga palju selliseid asju, mida on hea. Et me oleme mõlemad sõnatud ja tänulikud sulle, et sa meile külla tulid. Teiega on väga tore olnud, tõepoolest hästi mõnus. Ma jällegi, see väga paljud inimesed võiksid jõuda sinna kohta, kus sa täna oled selles osas, et kui sa tuled uksest sisse, sul on suur lai naeratus näol ja sinuga käib siuke positiivne energia kaasas, et see on kindlasti üks jällegi tugevustest. Ja sinna jõuda, see on ka, ma arvan, olnud teekond, et see ei ole alati lihtne. See on paras teekond olnud, see on selline läbi kivide ja kändude, aga siiski see sitkus, kui see on olemas, siis. See loob inimestega ühendusi ja see loob sellise nagu hea pinnase, et sa tahad inimesega koostööd teha. Sest kes tahab teha sellise inimesega koostööd, kes on hästi pessimistlik ja igasse asjasse suhtub, et seda ei ole vaja, järgmine seda teen. Et see on oluline. Aga super, Jaanika, suur aitäh sulle, et sa tulid meie saatesse ja kindlasti minge tutvuge Jaanika töödega tema sotsiaalmeedias, et ma kindlasti kirjeldusse ka lisan. Aitäh sulle, kallis Jaanika, sa oled kullatükk. Aitäh.